Kairo võõrustab täna 4-poolset kohtumist, kus osalevad Saudi Araabia, Egiptuse, Türgi ja Pakistani välisministrid. Piirkondlik algatus, et kujundada seda, mis saab edasi USA ja Iraani suhetes. Nüüd oodatakse, et riigid arutavad pingete leevendamist, piirkondlikku julgeolekut ning seda, kuidas takistada Teheraniga sõlmitavatel kokkulepetel Iraani käsilasvõrgustiku tugevdamist. Eriti Pärsia lahe riikide jaoks on mure selge. Sanktsioonide leevendamine või juurdepääs külmutatud vahenditele võiks aidata Iraani majanduslikult stabiliseerida. Hezbollah Liibanonis, Hutid Jeemenis ja relvarühmitused Iraagis on endiselt aktiivsed. Nii et kuigi Kairos tuleb sõnum toetab diplomaatilisi lahendusi, võib alatooniks olla ettevaatlikkus. Piirkonnas suurriigid ei soovi, et Lähis-Ida tulevik otsustatakse üle nende peade Washingtoni ja Teherani poolt. Meiega liitub, et arutleda teemal edasi Dalia Ziada, Lähis-Ida teadlane. Dalia, kui suur mõjuvõim on neil 4 välisministril tegelikult USA ja Iraani kokkuleppe tulemuse üle? Mis on Kairos toimuva kohtumise peamine eesmärk? Aitäh, Nicole! Väga tore sinuga koos olla. Ligika vastus on see, et meil ei ole mingit mõjuvõimu. Praegu ei ole kellelgi teisel peale Pakistani ja Katari mingit mõjuvõimu. Katar on tegelikult selle Šveitsi kuurordi omanik, kus praegu toimuvad USA ja Iraani vahelised läbirääkimised. Nii et need on 2 osapoolt, kellel on mõju nende läbirääkimiste üle või ütleksin kogu Lähis-Ida tuleviku üle üldiselt kahjuks. See, mida me Kairos näeme, on see vastu. See on kohtumine nende juhtide vahel, kes jäid kõrvale, keda ei kutsutud sellest osa võtma ja kes on kogu aeg püüdnud Washingtonile näidata, et nad on partner, kes suudab neid läbirääkimisi juhtida, kuid lõpuks ei kaasata neid ikkagi. Nii et täna Kairos toimuv kohtumine keskendub üldteemana iroonilisel kombel Gazale ja Liibüale. See ei pidanud üldse Iraani puudutama, aga nad tahtsid lihtsalt näidata, et me oleme endiselt siin, me räägime ka Iraanist ja nad muutsid teemat, et see sobiks sellega. Kui me vaatame üldist pilti, teeme kiire ülevaate sellest, kuidas araablased Lähis-Idas täna USA ja Iraani kokkulepet näevad, siis loomulikult valitseb ülidine pettumuse õhkkond. Me teame seda Iisraelis, me teame seda ka mõnes teises riigis, mis on Iraanile geograafiliselt lähemal. Aga tegelikult on pilt palju keerulisem kui see. Nii et sul on Türgi ja Egiptus, kes tahavad rõhutada oma piirkondlikku rolli, võib-olla Ameerika Ühendriikide partnerina või Iraani asemel suurvõimuna. Nad püüavad seda rolli jätkuvalt mändida, isegi läbirääkimiste või kohtumiste nagu see, mida me täna Kairos näeme. Ja meil on Araabia lahe riigid või täpsemalt laheäärsed Araabia riigid, kes on nii segaduses, nii pettunud. Saudi Araabia minister, Saudi Araabia välisminister ütles hiljuti. Meil pole aimugi selle fondi kohta, mida mainiti selles vastastikuse mõistmise või pigem mittemõistmise memorandumis. Nii et Araabia Ühendemiraatides ja Bahreinis valitseb segadus ja hirm, sest Iraan peab neid reeturiteks. Ja nad teavad, et peavad tulevikus selles piirkonnas selle jõhkardiga Iraani režiimiga hakkama saama. Ja arusaasamatuste memorandum. Selle jätan ma alles, Dalia. Mulle see meeldib. Sa räägid erinevatest vastuolulistest arvamustest ja seisukohtadest, mis kõigil neil riikidel Iraani suhtes on. Kas nad suudavad siis tegelikult ühtse sõnumiga välja tulla? Ei, ma ei usu, et nad suudavad kahjuks, sest nende huvid on erinevad. Nii et sul on Katar ja Oman, kes tahavad olla Iraani suhtes sõbralikumad. Teades, et ülidiselt toetavad nad ka islamistliku projekti, millega kõik nõustuvad ja nad tahavad, et asjad liiguksid selles suunas edasi. Ja siis on sul teine leer, mida mina nimetan heaks teljaks ja paljud nimetavad samuti heaks teljaks. See on need inimesed, kes tahavad rahu, kes tahavad stabiilsust, nagu Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, kes normaliseerisid suhted Iisraeliga ja ka Saudi Araabia, kes oli juba arutamas suhete normaliseerimist Iisraeliga ja kes tahavad lihtsalt, et piirkond rahuneks, et saabuks rahu. Mida me viimastel päevadel selle kohutava memorandumiga nägime, oli kahjuks see, et see andis kurjuse teljele võimaluse saada punkt hea telje vastu. Ja praegu näeme väga tugevat diplomaatilist lõhet lahe piirkonnas, lahe riikide vahel. Nad ei suuda kokkuleppele jõuda.
ja isegi kui USA viitab lahe piirkonnale, öeldes, et nad jõuavad mingis küsimuses lahe riikidega kokkuleppele, tegelikult peavad nad peamiselt silmas Katari, mitte teisi riike. Näiteks Saudi Araabia, Araabia Ühendemiraadid ja nii edasi. Ja siin tekibki segadus. Dalia Zijada, väga oluline vaatenurk, et selgitada erinevaid arvamusi, mida me kogu piirkonnas näeme. Suur tänu, et olite meiega i24 News Englishis. Aitäh, et mind kutsusite.